Tervist, head Ruudulipu vaatajad! Aeg on taas kurssi ennast viia järjekordsete automotospordi sündmustega. Hooaja 4. saates käime ära me Kuimetsa Supercrossil, Raha 24 Eesti kardispordi meistrivõistluste etapil ning lisaks veel Laitse GPL ja Pärnus autoringrajal. Alustame saadet aga Rakverest ja Lääne-Virumaalt, kus sõideti selle aasta Eesti autoralli meistrivõistluste 3. etapp ehk siis Krossi toidukaubad Viru ralli ning sündmusi jagus lausa 2 päevale. Head vaatamist! Krossi toidukaubad Viru ralli avapäev suuri üllatusi ei pakkunud. Peale Kehala paarisrada ja 2 linnakatset võtsid liidrikoha oodatult sisse Ford Focus WRC-l sõitvad Georg Kross ja Raigo Mölder, kes võitsid kõik 3 reedest kiiruskatset. Krossi ja Mölderi edu teisel kohal olevate N-rühma liidrite Rainer Ausi ja Rein Jõessare ees oli 35,7 sekundit. N-rühma seis oli põnev nagu ikka. Koitla ja Ots kaotasid Ausile 0,3 sekundit, Pärni ja Järveoja Koitlale omakorda 1,5 sekundit ning Jeets ja Toom Pärnale 0,2 sekundit. Üldse mahtus N-rühma 7 esimest meeskonda 4,4 sekundi sisse. Tubli esimese päeva tegid kohalikud mehed Siim Aas ja Vallo Vahesaar, kes suure A-rühma Subarul lõpetasid päeva 9. kohal. Neist 0,3 sekundi kaugusele jäid 2-veoliste kiiremad Siim Plangi ja Marek Sarapuu. E-rühma kiiremad olid peale avapäeva Einar Laibaik ja Siimo Suvemaa, kelle koht üldarvestuses oli 14. Laupäeval jätkus Viru ralli 6 kiiruskatsega. Vihmasadu Rakveres ja selle ümbruses lõppes hommikul ja see tegi katsed küll pealtvaatajatele positiivselt tolmuvabaks, kuid sõitjatele seevastu libedamaks. Omad korrektiivid tegi Viru ralli teine päev kindlasti igasse klassi, kuid üldvõitja osas ei tekkinud kordagi küsimust. Georg Kross ja Raigo Mölder võitsid kõik kiiruskatsed ning nii kuulus neile kindel Krossi toidukaubad Viru ralli võit. Ralli lõppedes oli Georg Kross rahul, kuid tunnistas, et lihtne see ralli siiski polnud. Tegelikult oli üpriski raske jah, et ma ei teagi, täna raske on sõita niimoodi, nagu esimesena lähed rajale on vihma sadand ja tead, et nagu edu on normaalne, et väga kiiret sõitu teha nagu ei ole väga mõtet ja samas jälle natuke tagasi hoides, et võib igasuguseid muid apse sisse tulla, et üldiselt on keeruline jah, kodus võistelda, aga lõpuks meil sujus kõik, mingid väga ohtlik olukord ei olnud ja võib rahule jääda täitsa. N-rühma konkurents oli jätkuvalt tihe. Kahjuks pidid aga mõned soosikud siin katkestama. Sander Pärn ja Ken Järveoja jäid raja äärde 4. katsel. Katkestamine käigukasti purunemise põhjusel siis. 4. kiiruskatsel lihtsalt käigukast lakkas töötamast. Seal kiirendamise peal 4. käigult 5. lülitades ei läinud 5 sisse ja ükski käik ei läinud sisse lihtsalt. Hommikul 4. tõusnud Raul Jeets ja Andrus Toom jäid raja äärde 6. katsel, kui rajalt välja sõideti. Mehed ise olid korras, masinavigastused Jeetsi sõnul suured ei olnud ning Auto 24 ralli Estonial ollakse taas rivis. N-rühma esikolmikus kulgesid aga asjad nii, et Kaspar Koitla ja Andreas Ots võitsid kõik 3 hommikust katset ning pikaks hoolduseks oli nende edu Rainer Ausi ja Rein Jõessare ees 14,6 sekundit. Taas 4-veolise autoga meistrivõistlustel osaleval Ausil oli põhjust laias plaanis hommikuga rahul olla. Katsajad näitasid, et selles klassis kiiresti sõitmine on talle täiesti jõukohane. Äratus oli varajane, et hommikul saime kiiresti üles. Esimene katse on väga rahul, et küll paar sekundit nüüd kaotasin Kaspar Koitla, et selles mõttes ei olnud hullu. 5. peal oli ees päris raske sõita, et lombid suured ja üllatusin palju, et päris põnev oli. Auto oli muuda täis, et seal sai natuke kaotust, aga nüüd 6. ma küll rahul ei ole, et seal oli endal nii palju vigu, et pikemad sirged ja sellised tugevad mahapidurdused, et pole ikka ammu sõitnud see suure kiirusega ligi 200 kilti tunnis, et seal juba see tunnetus ei ole päris nii hea, et ikka pikk paus on vahel. Ausist omakorda 4 sekundi kaugusel olid lätlased Jaanis Vorobjovs ja Guntar Sikants. Priit Salur ja Indrek Lepp jäid hommikul 5. katse starti 3 minutit hiljaks ja see tähendas 30 sekundit ajatrahvi, lisaks reedel valestardi eest saadud 10 sekundile. Nii oli nende koht 4. ja kaotust Vorobjovsile sel hetkel juba 42 sekundit. 3 viimasel katsel, kus 2 korral läbiti Kehala ringi, asus Aus küll korra Koitlale lähemale, võites 7. katse 3,9 sekundiga Koitla ees. Kuid olukorra tõsidust mõistes oli Koitla taas kiirem järgmisel katsel, võttes tagasi 2,2 sekundit. Viimasel katsel võttis rünnaku ülesse veel Vorobjovs, olles N-rühma kiirem, kuid see teda 3. kohast N-rühmas kõrgemale ei tõstnud. Koitla edestas 1,5 sekundiga Ausi ja nii talle Krossi toidukaubad Viru ralli absoluudi 2. ning N-rühma esikoht. Jäime rahulikuks ja üritasime hommikust saati enda sõitu sõita ja tuli välja nagu näha, et hommikul võitsime kõik katsed ja praegu siis selle pikema ja
ja läks hästi. Rainer Ausil ja Rein Jõessaarel jäi lõppkokkuvõttes kaotus Koitlale 13,4 sekundit ning edu Vorobjovsi ees 4,6 sekundit. 7. korra mõtlesin, et võiks ju. Need 3 sekki sain, isegi 4 sain nagu vahe sisse. Muidugi 10 oli veel ees, et eks pikk, seal oleks pidanud ikka hullu panema, et seda püüda, aga vaatasin alguses, et kõige paremini võib-olla ei tulnud ja väga hulluks ei hakanud ka minema. Et finišis ta võitis mind 2 sekundiga, et siis ma nagu rohkem ei püüdnud, et see viimane oli lihtsalt vormistamine, et selles mõttes siuke rahulik. N-rühma esikuuikusse mahtusid veel Priit Saluri, Vassili Gräzin ning teine Venemaa sõitja Dmitri Tagirov, kes lükkas 7. kohale Oliver Ojaperve, kellele oli see teiseks ralliks 4-veolise autoga. Klassis A7 polnud kellelgi midagi vastu panna Siim Plangi ja Marek Sarapuu tempole. Kindel klassivõit ja absoluutarvestuse 10. koht tähendas Viru ralli kiirema 2-veolise tiitlit. Üle piiri nüüd pingutama kindlasti ei hakanud, et tulin kindla peale, aga kindlasti üritasin ka kiiresti tulla lõpuni. Teine koht selles klassis David Sultaniansile ja Jaan Põldsepale, 3. olid soomlased Janne Vähemikko ning Agi Suudarinen. Seda vastu A6 ja N3 ühine arvestus oli põnev. Lõpplahendusest jäid välja kõik A6 klassi autod. Egon Kaur ja Mait Laidvee said pidurdusmaa peal pihta kivile, mis lõhkus mootorit ja nii jäi ralli pooleli oma arvestuse liidri kohalt. Samal katsel andis järgi Mikko Niinemäe ja Rasmus Niinemäe Citroen C2 mootor. Viimased selle klassi mohikaanlased Otto Täht ja Meelis Vooro panid oma klassivõidule põntsu viimasel katsel, kui Kehala ringile sisenedes suurt hüpet liiga rajult võtsid ning oma Ford Fiesta R2 autoga nina peale maandusid ja välja sõitsid. Nii jäi selle arvestuse esikoht N3 sõitjate jagada. Liidrikoha võtsid enda valdusesse Kristo Subi ja Teele Sepp, kelle selja taga vahetusid sõitjad ja kohad. Liidrikohal aga muutusi ei toimunud. Subi ja Sepp tegid väga kindla sõidu ning tasuks klassivõit. Nende pingutusest andis aimu ka Kehalaringile sisenedes tehtud hüppe, mis kandideeris kindlalt päeva pikimale õhulennule. Muidugi oli neil omajagu õnne, et masin sellest seiklusest terveks jäi. A6 N3 arvestuse teine koht kuulus lõpuks Tanel Müürsepale ja Toomas Valterile ja 3. olid Markus Aabram ning Jarmo Võsa. Einar Laibaik ja Siima Suvemaa võtsid võidu rahvuslikus E-rühmas. Paraku pidid nende põhilised konkurendid Lembit Soe ja Ahto Pihlas ning Ago ja Kalle Ahu üle elama kuhjaga tagasilööke. Soe mootori probleemide tõttu teisele päevale ei startinud. Ahudel oli avapäevast all ratta alt ära tulemine linnakatsel ning ajatrahv 2 minutit. Nii käis teisele ja 3. kohale äge andmine hoopis teiste meeste vahel. Ken Torn ja Riivo Mesila edestasid ralli finišis Rudolf Rohusaart ja Daniel Tilast 1,5 sekundiga. Seda vaatamata viimaste meeletule spurdile, kus tagasi üritati võtta eelviimasel katsel kaotatud aega. 14,8 sekundit oli Rohusaar Tornist kiirem, kuid sellest ei piisanud. Veokatest tuli lõpuni vaid 1 ekipaaž ning need olid Tarmo Silt ja Tiit Vanamölder. Eesti autoralli meistrivõistlused jätkuvad 15. ja 16. juulil, kui sõidetakse Auto 24 Rally Estonia, kuhu on tulemas teiste hulgas ka mini-WRC tiim ja Chris Miik. Teeme siit nüüd väikese reklaamipausi, et ruudulipuga jätkata juba hetke pärast ning siis on üheks teemaks Kuimetsa Supercross.